arhetüüpne niisugune teatav vastandus on, eks ju, vaimulikud ja kirikumuusik. Kirikuõpetajad vajavad justkui ühte asja ja kirikumuusikutest ei kooli ulatavad neile 10 minutit enne jumalateenistuse algust kollasel postil paberil sellist laulunumbrid ja ütlevad, et mängi need ära ja mine koju. Ja kui väga hästi läheb, siis võib-olla bensiiniraha saab ka. Ma arvan, et hästi oluline on selline ühine inforuum tegelikult. Ja ka meie kirikule olulistest asjadest, mis puudutavad nii vaimulikke kui kirikumuusikuid ja kõnelda nõnda, et see informatsioon tuleks otsesest allikast. Assessor Marko Tiitus on kirikumuusikute konverentsil. Tere! Esmalt sügav lugupidamine ja tunnustus kõigile. Me teame, ajad on keerulised. On keerulised ka just kultuuri- ja muusikatöö valdkonnas, ega kirik ei ole siin mingiks erandiks. Et ju paljude kontsertide korraldamine, kooride käigus hoidmine, plaanide tegemine olukorras, kus ei saa väga pikki plaane teha. Et see on hästi keeruline, kohati väsitav. Peame üheskoos vastu, toetame üksteist, et ega sõnum saabki olla, et ärme keskendu närvilisuse ja vastandumiste ja sellise mure ja lootusetuse toitmisele, vaid toidame lootust ja rõõmu, et tegelikult ju saab teha väga palju. Ja ma usun, kiriku sõnum ja ka see sõnum, mida kirik muusikas edasi annab, on praegu eriti oodatud inimeste jaoks, kes otsivad rahu ja stabiilsust ja tasakaalu. Selle konverentsi oluline teema on olnud uus kiriku laulu- ja palveraamat, mis on ettevalmistamisel. Et assessor Marko Tiitus on selle komisjoni esimees, et võib-olla ka siis väike ülevaade sellest tööst, et kui kaugele me oleme jõudnud. Uue lauluraamatu koostamise niisugune aktiivne protsess käivitus 2 aastat tagasi, kui aastal 2019 kirikukogu kiitis heaks uue lauluraamatu kontseptsiooni, millega ka oli juba paar aastat tööd tehtud, et panna paika selle uue lauluraamatu sellised kontseptuaalsed nii-öelda piiripunktid või tähised. Aga nüüd on siis tänaseks kõigepealt valitud 400 laulu, mis praegusest kiriku laulu- ja palveraamatust üle tulevad. Need on erinevate toimkondade, keele, rütmitoimkonna ja komisjoni poolt läbi analüüsitud ja on otsustatud kõikide laulude puhul ära ka see, et millist laulu tuleb tekstiliselt redigeerida, kus elavdatakse või muudetakse pisut rütme, kus lisatakse salme olukorras, kus mõnel vanal laulul on vahepeal kiriku- ja laulupalveraamatut koostades neid vähemaks jäänud. Nii et on enam-vähem teada, et mida nende 400 lauluga siis ette võetakse ja mõned neist muidugi jäävad ka päris muutmata. Ja teine suur töö on siis uute laulude valik ja siin ma julgen öelda, et me oleme kuskil umbes poole peal, et see protsess on nõnda üles ehitatud, et meil on alatoimkonnad, kes siis pakuvad komisjonile välja žanri kaupa ühe valiku laule. Seal on rahvakoraalid, regilaulud, algupärased koraalid, siis mis tänaste Eesti heliloojate poolt on kirjutatud, on laenkoraalid teistest kirikutest, on luterlikud tuumiklaulud ja noortelaulud. Uute laulude valik võib ju olla ikkagi ka selline emotsionaalne tegevus, et meil on ju maitse-eelistused erinevad. Aga ütleme niimoodi, et kuigi emotsionaalseks mõnikord ikka läheb, siis meie komisjon töötab hästi. Me oleme oma nurgad maha lihvinud, kui neid ka on olnud ja me saame kõik aru, et me kõik väga tahame mingit laulurahmatut teha ja saame aru, et üksinda ükski meist sellega hakkama ei saa. Me oleme kirikumuusiku Helika Gustavson-Rätsepaga Arvo Pärdi keskuses. Helika on ka üks nendest loojatest, kes saatis oma laule koraali konkursile. Et räägi natuke sellest, et mis see sulle tähendab selline võimalus loojana oma laule pakkuda kirikulaulu- ja palveraamatusse ja kuidas sul läks? Et ega ma neid selle mõttega kirjutama ei hakanud. Et
Jah, see, et ma olen ka küll varem mingisuguseid vaimulikke teoseid kirjutanud, aga mitte nüüd päris sellist laadi. Et see on tulnud minu juurde sellest hetkest võib-olla, kui ma natukene rohkem süvitsi otsustasin Jumalaga minna. Ja siis hakkasid ka need laulud tulema. Et ma tõesti ei julge kunagi väita tegelikult, et ma olen need ise kirjutanud, sest et kuidagi tuleb nii tekst kui viis sellise nagu ühise, kuidas ma ütlen siis, ühise andmisena või nii, et jah, kui püüad hakata ise midagi kirjutama, siis saad aru, et see on selline punnitamine, aga mingil hetkel lihtsalt antakse ja teinekord voolab nii, et ei olegi muud kui kirja panna. Ja kui neist on rohkematele rõõmu kui mulle endale või võib-olla väiksele seltskonna, kellega neid koos laulda, siis see on suurepärane, siis tähendab seda, et seda Jumala sõnumit saab veel paljudele edastada. Kirikumuusikute konverents on lõppenud ja 2 päeva juhtinud Kirikumuusiku Liidu asejuht Pille Metson on meiega. Kas teile endale tekkis või on tekkinud juba nende uute laulude seast mõni lemmik äkki, mis täna ka siin kõlas? Eks ikka on lemmikuid tekkinud, sest kuna ma ise ju valmistasin ka osad laulud ette ja neid ma tunnen nagu kõige rohkem. Et mis olid väga lauldavad ja mis ma kujutaksin ette, et võiksid ju kõlada lauluraamatus, oli Tuuliki Jürjo Su ette isa suveilus ja Ülle Reinso laul Su poole, Issand. Ja kohe nii, peast ei oska ka kohe ütelda, aga loomulikult. Sulle väga hea oska.